Tõesti, see, mis praegu Tallinnas toimub, on suur korralagedus, mis on tekitatud valitsuse poolt, mis tegelikult tuli võimule valede ja pettustega. Tuletame meelde, kuidas see kõik aasta aega tagasi juhtus. Linnapead Jevgeni Ossinovskit volikogus, Tallinna linna volikogus, valiti lausa 3 korda. Esimest korraga ei läinud läbi, teise korraga ei läinud läbi, 3. korral läks läbi. Kuidas see kõik välja nägi? Esimesel ja teisel korral jäi 1 hääl puudu. Ma tean seda, et sel ajal, kui loeti parasjagu hääli ja mõeldi, et sotsiaaldemokraatide poolt, mis me siis sel hetkel teeme, siis said ka Keskerakonna fraktsiooni liikmed väga palju kõnesi selles osas, et kas sa ikkagi ei leia, et sa võiks toetada Jevgeni Ossinovskit. Sa ju töötad Tallinnas, aga mine tea, kui sa ei toeta, võib-olla sa kaotad ka töökoha. See täpselt nii oligi. See täpselt nii oligi. Inimesi lihtsalt ähvardati. Üks inimene murdus ja andiski oma hääle. Puhtalt psühholoogiliselt murti inimene. Jah, ta töötab siiamaani ühes asutuses, aga ta ei ole loomulikult rohkem, ei kuulu Keskerakonda. Mis siis selle valedega veel näidati ja millega see valitsus, Tallinna linna valitsus meelde jääb? Lisaks sellele, et murti inimesi, volikogu liikmeid, mis on lubamatu ja ennekuulmatu, mängiti ka trips-traps-trulli, et veenduda selles, et nende 4 erakonna liikmed, kellest praegu ka koalitsioon koosneb, Sotsiaaldemokraat, Eesti 200, Reformierakond ja Isamaa, et nende liikmed ikkagi hääletavad nii, nagu on kokku lepitud. Igaüks valis oma nurga, kuhu teha ristikese või linnukese. Me tuvastasime selle väga lihtsalt. Me palusime järelkontrolli, me osalisime järellugemisel ja me täpselt saime aru, kuidas 1 või 2, 3 või 4 fraktsioon hääletas. Sellepärast vastavalt fraktsiooni liikmete arvule oli ka võimalik kokku lugeda, kui palju 1 või 2 fraktsiooni liige või fraktsioon siis nurkadesse paigutas parasjagu neid ristikesi või linnukesi. See on see, millega see Tallinna linna võim 4 erakonnast ajalukku läheb. Nüüd lubati laiendatud demokraatiat, et linnaosakogud saavad rohkem võimu. Mitte kuskil seda paista, vastupidi. Mitte ükski otsus sealt välja ei tule, mitte ühtegi otsus sealt välja ei lasta. Täna lugesin uudist, et pargivahte hakatakse koondama. No tule jumal appi. Kust leiti siis see võimalus, kus võiks koondada? Pargivahid on konkreetsed inimesed, kes igapäevaselt hoolitsevad linna heakorra eest. Ja ka turvalisuse eest, vähemalt kas või mingis osas, et saadakse läbi visuaalvaatluse anda infot kas linnaosa või ametisse. Nüüd leiti koht, mille peab kokku hoida. See ei ole kindlasti see koht, et me hoiame kokku inimeste turvalisuse või heakorra arvelt. Ma mäletan väga hästi aega, kui ma olin linnaosa vanem, ma käisin tõestamas linnavalitsuses, et need pargivahikohad on väga olulised. Ja ma võin kindlalt öelda, et ma olin üks inimene, kes initseeris pargivahtide ameti. Ja see, mis praegu toimub ja see, mis praegu otsused vastu võetakse linnavalitsuse poolt, see on lihtsalt asjatundmatu. Asjatundmatu nende inimeste poolt, kes ei saa arugi, mis see pargivaht on. Ja siis öeldakse, aga pargivahid saadame koju ära. Tule jumal appina. Ja neid näiteid on tegelikult väga palju, mis puudutab Tallinna praegu valitsemisstiili. Munitsipaalpolitseis töötas üks kodanik Indrek Saare, sotsiaaldemokraati üks juhtfiguure sugulane. Katseajal. Katseaeg ei möödunud, saadeti koju ja anti veel 3 kuu palga ka juurde. Enne kuulmatu, et katseajal antakse kellegile veel boonus peale 3 kuud, et ära läheks. See on praeguse linnavalitsuse stiil. Mitte ühtegi uut algatust. Ma vaatasin ja jälgin kogu aeg, mis Tallinnas toimub. Kõik need koolide renoveerimised, lasteaedade renoveerimised, teedeprojektid, mis juba tegelikult seisavad, mis on meie poolt algatatud, vastavad arengukavadele ja kõik nii edasi.
mitte ühtegi uut algatust. Ja tagalõpuks vaadati, et Keskerakonnast teistmoodi ikkagi lahti ei saa, aga vähendame siis valimisjaoskondi ka.